Tere sõbrad! Kui oled kanalil uus vaataja ja ei tea, kes ma olen, siis mina olen Gert. Ja tema siin on minu elukaaslane Ilona. Tšau! Täna läheme Saaremaad avastama ja hetkel oleme Virtsu sadamas. Et sai broneeritud siis väike reis. Ilonal on puhkus ja lähme vaatama, mis me sealt leiame siis. Tegime Virtsu siin sadama kohvikus ühed burgerid. Väga mõnusad, tervislikud olid, sellised mõnusad. Kurki, tomatit, värsket salatit, rukki mingi krõbe värk, et kurat hea oli. Ja mis veel? Jah, et 15 minuti pärast läheb meie see praam siis, et ootame seda. Ja noh, nii ongi. Kurat, siin on nii palju imelikke, ma ei tea. Ma ei saa aru, mis toimub. No nii sõbrad, hommikusöök on ka ikkagi Virtsu sadama kohvikus vaja teha ja vaadake seda. Täitsa pael. Korralik eine. Võta amps ka. See on nii pirakas, et ma ei tea, kas see suuri mahu. Vaatad juba, kuna Saaremaale saaks? Kuidas söök oli? Väga hea burger oli. See. Puhkus või? No nii sõbrad, oleme Saaremaal ja tulime siia ühte linnust vaatama või tegelikult vana loss isegi. Mäletad, mis selle nimi oli või? Oota, ma vaatan. Noh, Ilona vaatab igastas. Ja see ei olnud üldse sealt Kuivastu sadamast kaugel. Selle nimi on Maasilinna. Maasilinna loss. Ja siin on Maasilinna vanad lossi varemed siis. Inimesed seal üleval kõnnivad, aga siit teerada läheb, et eks me jõuame ka sinna. Aga siin on mingid vanad müürid alles veel. Seal ees on ka turistid, nemad lähevad, ma ei tea, merd vist vaatama, aga siin on sissepääs Maasilinna. Et mingisugused vanad müürid siis on säilinud, jah. Jüri ülestõusuga seotud oli see teema või Kaitsemüür on. Midagi jälle, jah. See on kaitsemüür. Seal üleval oli siis loss arvatavasti. Tavaliselt on vallid nagu seal üleval vaata mäe peal. Mäkked. Jah. Näed, siin on midagi kirjas ka. Annet. Siin saab annetada. Noh. Pole midagi annetada. Siin on mingi laululava. Oleks siis, annaks. Terrass. Mõnus mögi. Esimene mägi juba hommiku vara. Kell 6 hakkasime kodust sõitma. 3 tundi sõitsime. Siis sõime hommikus seal Virtsu sadama kohvikus. Siis pool tundi kestis praamisõit. Ja siis natukene sõitu ja jõudsimegi siia. Järgmine paik on juba siin samas lähedal tegelikult. Et pole siit üldse kaugel, kuhu me lähme. Aga vaatame ka selle kõigepealt ära. Vaadake, siin on palju neid tehtud kividest. Aga päris vinge. Vaadata ilusad soonud.
Ägev jah. Vaatame, milline see seest näes. Pääs 3. korrusel. Siis selle marisend sinna ei saa minna. Kuule, läheme siit samast. Üli ka. Vaat nii siis. Kujutan ette, et siin inimesed on istunud, vaata, toolid omale teinud. Ja siis ladunud siin midagi. Kõva värk. Let's go. Vaata, et alla ei enda. Proovin nüüd filmin ja siis teen alla. Mõnus tuul on täna. Väljas on ülisoe, aga põhjatuul, jahe, 2 kombot sellist. Loodame, et need 2 asja korraga midagi halba ei tee, tuleb muidu äiksetorm. Palju turiste nägime praami peal, soomlasi, rootslasi, sakslasi, igasuguseid. Ja muidugi eestlasi ka. Meil kindlat plaani pole, kauaks me jääme ja mida me külastame. Nii kaua, kuni on huvitavaid kohti ja leidub, mida teha, siis nii kaua me võime olla. Aga esialgne plaan on 2 päeva. Aga me ei tea, eks näeb, mis saab. Me ei tea midagi, meil pole veel ööbimist broneeritud mitte kuhugile. Ööbimist ei ole broneeritud. Vaatame, võtsime telgi kaasa, võib-olla kuskil mere ääres telgime või kuskil võsas, kes teab, kes näha ole. Võib-olla väga väsinud oleme, noh, me öösel magada ei saanud, nagu enne kuulsite. Et võib-olla läheme kuhugile hotelligi või kes teab, rendime midagi vinget. Ilona, Saaremaal oled käinud? Ei, esimest korda täitsa. Ilona on esimest korda, jah. Ja juba talle meeldib kõik need kadakad ja meri ja kõik vaatas ja rääkis ja imestas. Aga mina olen 2 korda käinud. Et küll ammu. Kes mingit videot vaatas, siis ma seal rääkisin ka, et üle 10 aasta tagasi Mändjalas seal olid need Saaremaa rannapeod, sai seal käidud paar korda. Kõik, kes seal esinesid, ostsin VIP-piletid seal kohe lava ees, seal oli Koit Toome ja Mark Van Linden ja Mario Piskin ja sai pildistatud ja kõiki asju tehtud, päris kõva oli. Noorena sai ikka ringi ulgutada. Aga pole juba, ma räägin kaua siin käin. Ja niimoodi avastamas pole kunagi käinud, et järgnevate päevade jooksul siis loodame, et näeme palju vingeid kohti. Võt nii. Aga lähme edasi siis. Kuule, siit saabki alla. Ma just panin tähele, et see sissepääs keerab ära. Oo, päris äge. Let's go. Jälle kuumapastusse. Jaa, mõnus jahe tunned. Kivid hoiavad seda jahedust. Näed ka midagi või? No, tasapisi midagi. Kitsas. Oo, ma olen kastajatama. Tasakesi jätti komist. Oh, noh, kiired. Ei pääsukesed. Võiks siia minna. Ikka, siin on inimest ka. Näed, trepikäik teisele korrusele.
üleval väiksed pääsukese pesad. Vaatame, ega midagi maha ei maga. Kas siin on midagi vinget ka siin kohal? Mõnus jah. Seal ka pääsukese pesa. Oi, kui palju neid. Igal pool. Vaadake seda. Palju Soome turiste on ka. Nojah, selline see siis on siis olnud. Noh, jälle väike selline kohake, kus on käidud. Tore ikka näha ja avastada. Kunagi ei tea, kui enam neid vanu kohti ei ole. Siin on lihtsalt ei lähe. Tühi ruum. Noh, mis arvad? Normaalne. Palju pääsukesi? Jah. Palju neid kive. Jaa. Ja seal ongi parkla ja WC. Aga me siit liigume järgmisesse kohta. Ja mõne hetke pärast, kui oleme sinna kohale jõudnud, siis paneme teile kohe uuesti kaamera käima ja vaatame, mis meie järgmine sihtpunkt on siis. No nii, Ilona, kus me jõudsime? Loomaaeda. Jep. Saaremaa. Oleme jõudnud Saaremaa loomaaeda, pole kunagi käinud, mingi väike loomaaed siin pidi olema. Ja lähme vaatame, viskame pilgu peale, mis loomad seal on. Vaatasin, et ilus see tiik siin loomaaia kõrval. Ilusad kuldsed kalad on sees. Ma ei tea, kas te näetegi. Võin proovida teile zoomida. Vaatame, lambad mägivad juba. Ega siin 28 kraadi õues, et tõmbab kere päris märjaks. Aga koht maja esine või loomaaia esine näeb välja siis selline. Seal on kassa. Ja ega hetkel siis rohkem ei oskagi midagi öelda. Pole ju käinud varem. Sealt läheb siis palju inimesi on küll. Vaatame, kas on äge loomaaia või on lihtsalt tüüpiline turismilõks. No nii, ostsime piletid ära siin samas väikses majas. Ja juba väike lambake mägib siin. Jah, tšuvli. Nii pehme. Muidugi. Anname valgele ka. Sina oled küll vinge. Tahab ikka süüa muidu. Jumala äge, et laseb. On jah. Jah, tšuvli. Jumala äge. Ära hoogu mine, siin võib olla neid loomi väga palju. Iga üks tuleb, annab neile kohe ära. Aga kellele võib anda, kellele ei või? No, porganit võib vast kõigile. Nii pehme. On jah. No nii, siit samast. Jah. Mis seal kirjas on? Kõik on ok.
näed, siin on reeglid ka. Külastajal on keelatud loomade katsumine, tagaajamine, tirimine, sülle võtmine, häirimine, toitmine. Katsumine. Kui on puuride peal märgitud niimoodi. Seal ei olnud. Tuua kaasa lemmikloomi, näiteks kassi, koeri. Ronida, kiikuda aedadel, viibida väljaspool külastusala. Siseneda puuridesse või aedikutesse või hoonetesse, mille ustel, väravatel on keelavad sildid. Suitsetada loomaaia territooriumil. Ehk siis ostate pileti ja jälgite, kus mingi puuridel või asjadel mingid sildid peal on. Nii, aga siin on mingisugune tiik või ma ei tea, mis siin on. Lähme, kust me lähme? Me vaatame sinna, mis seal on. Ega ei ole ju käinud, ei tea, vaata. Ja kui suures kui aus olla, ega siin ei näe ju nooli ka, mis juhataks, et näed, mingi hakake siit poolt käima või midagi. Tunnen seisev vesi ja selline korralik koogilõhn. Jaa, kurat. Pardid ja väiksed tibukesed. Ja seal on mingid muud asjad ka, kalkunid vist. Ei tea, kas te näete tibusi? Kõik on täis see. Ei, aga ilus. Või noh. Tegelikult mulle isegi meeldib. Kohe selline maaelu tunne. Ilus tiik ja loomad. Inimesi ka üsna palju. Sa ise ei taha porgand. Ei, aitäh. Seda tuleb. Ilona pakkus mulle porgandi. Aga nüüd läheme kuhugile loomaaedikusse vist, nagu ma aru saan. Jah, nii on. Pardid on lahtusel. Ilona tahab jänkude juurde minna. Aga siin on nii rets päike. Astu sisse. Jänkud seal viludas kõik ja seal. Üks väike jänku siin aia ääres. See on ikka väga tillukene. Seal taga põõsa all olid need teised jänkud. Nemad kaevavad siis mulla sisse augud. Ja siis see muld on ainus jahe asi, mis neid jahutab siis nagu. Kui nad seal aukude sees pikutavad. Aga see on küll vinge. Ta on nii tillukene, et ta sööb seda väikest juppi nii kaua. Nii pehme. Noh, Elantsa. Tahaks seda sülle. Ma ei vaatan selle aja peale, kas siin tohtis. Oi, ma sain lõgese käest praegu. Näed, jänkud kõik põõsal. Tere! Jah, tšubli. Teist porgand. See on nii kore. Head hääle. Puu otsas. Kurat, sellist asja ma ei ole veel näinud. Täiesti lõpp. Ossa, kohe võttis ära neelas alla. Vaata, suur tahab ka saada, kalkun. Oota, ma annan suurema teki. Kukk vaatab, et kurat, minu kanasi tulete siin näppima. See sama, vaata, suur tahab saada. Nägid, kana läks kallale. Tšau! Jah, vaata, et saab voolu ise. See ei taha porgandit või? Niimoodi pead andma. Jah. Ei, ta saab heina. Tahad? Anna teisele ka. Jumala äge. Näh, tere.
tahad sina veel? Soku või kes see on? Mägikits või? Vaata, tal juba kasvab sarv silma sealt. Nii. Vaata seda, mis asi see on? Selline või? Jah, sina saad küll purksi. Sa oled nii väike ja kasvad suureks siis. Äkki see on see mägikits hoopis. Vaata, sarved hakkavad kasvama. Ma arvan, see on see sama väike. Ta on nii nunnu. Jaa, on jah. Nii. Nii pehme. Veel pehme kui lambad. Öeldakse, et siga on väga puhas loo. Mõnus lõhme. Annan ise või? Ei ära teda puutu. Nii. Kuule, ta on nii nunnu. On tõesti. Ei tea, mis loom see on. Peab puuri pealt vaatama. Ma pole sellist looma näinud. Meenutab natuke rebast, aga samas natuke... teine ka, vaata, valge. Polaarrebane või? Anname teisele ka siis. Ei või panna sinna. Et paitada ei tohi, nad on metsik. Vaata, kui kuri nägu tal on. Aga kindlasti on sõbralikud. Ta vaata mul otsa pole. Ja, ma tean. Jah, tublid. Mis asjad need on? Oota, vaata. Jumal äge. Oota palun, Adeli. Nendele ei tohi anda. Aga seda? Ma ei tea. Neile üldse. Muu võib-olla või Kaamel. Anna. Ei ole rohkem. Jumal äge. See pai. Tee. Nii. Anna talle, siis ma paitan. Nii pehme kõrv oli. Noh, ole tubli siis. Ta on ikka nii täis söönud ennast. Argad. Küll ta nokib sul kohe. Jah. Lähemale vist. Kütta kohe tuleb, kütta kohe üle. Mis on ma kaasin ise? Ei kardagi või? Nüüd kahtleb. Ei karda. Nii. Ta võiks suled lahti ajada. Oi. Seal on ikka palju neid. Marta, näed või? Kellele ma annaks? Kus ma saan? Koht on nii lahe. Ai, teine puu otsas sinna. Vaata, mina andsin selle porgandi talle. Vaata, ta sugu. Lemur.
Võta. Vaata nüüd, mis ta teeb. Näppaga võttis vaata, kui intelligentne. Tule! Hammastega. Riimure! Jah. Kuida lähed? Norskada? Näh? Ruik. Sinna. 2 tükki. Siin on puuma. Aga puuma on kuskil peidus puu otsas või siis virudes kivide vahel või siis oma puurisse. Väljast teda ei ole, kahjuks ei näe. Eesel elab 20–30 aastaseks. Eesel. Harilik eesel. Et meile Ilanaga mõlemale meeldis. Et väikse loomaaia kohta oli loomi väga palju ja loomad olid ka ägedad. Vot nii, aga meil on siin siis käidud ja meile väga meeldis ja siit liigume siis edasi. No nii, sõbrad, oleme nüüd tulnud Angla tuulikute juurde. Ja lähme vaatame needele. Saab pileti osta ja väga võimsad ägedad tuulikud, et saab sisse minna ja värki-särki. Lähme viskame siis pilgu peale. Nii. Prindin teile ka? Ei ole vaja, kui keegi kontrolli. Kiiruga räägin, mis meil on. Ja. Meil on avatud 2 tuulikut. Ja. Mõlemisse saab siseneda. Tagumne, see suur, musta katusega. Ja. Seal on mitu korrus seest. Ja. Kui te lähete sisse, sealt lähevad trepid ülesse. Selles majas on läbi 3 korruse muuseumi vanavaraosa. Ja. Kindlasti mingi treppidest ülesse jäävad portselanukkude näitus. Treppidest alla on vanavara näitus ja WC. Keskel on kohvikola ja siis kõik see uue mis on. Tänan. Ja palun. Lähme alustame sealt äkki. No nii. Loodan, et kuulsite. Võta istet, Ilan. Vaadake. Kunn istub siin. Anglana. Taga ilus Heinamaa ja Saaremaa tuulikud. No nii, siin on ikka vanavara ja ka. Õige vanad traktorid ja värgid, vaadake. Tallist. Kõva värkne. Ventikas puhub, noh. Minu tsiklil vaata ei puhkunud, kes teab, see teab. Jah. Sellised asjad on alati huvitav. Siin on infotahvlid ka. Need on külmismasinad vanad, tundub. Et lugeda saate ka väga palju. Nagu ma olen teile eelnevalt ka öelnud oma videodes, et näitan ägedaid asju, aga päris kõike ka ei saa näidata, sest tore oleks ju, kui ise ka tulete kohale ja keda asi ikka huvitab, saab rahulikult lugeda ja omal ajal, ma ei tea, kas siin võib vändata või, aga siit vändati asi käima. Päris kõva ikka. Üleni metallrattad. Huvitav, kas omal ajal siin mingi kummid kõmmer olid või olidki üleni metallist, seda ei oska öelda. Et sellel on kummid. Aga näete, igal pool siin tahvlite peal on info olemas. Huvilistele vaatamist ja juttu küll, aga ilus tiigike. Et ujuvad, elavad siin. Ma ei tea, kas sa tahad vaadata, tuleme sealt poolt tagasi. Lähme viskame siia pilgu peale ja vaatame tuulikud üle. 2 tuulikusse saab sisse minna. Üks on ta tagumine suure musta kübaraga. Mitu korrust pidi olema. Ja ma ei tea, palju siin neid on. Et kõikidesse sisse ei saa. Meil siin Eestis ju ei ole väga palju selliseid kohti, kus sellised tuulikud veel alles on. Näed, see on üks, kuhu sisse saab minna. Vaadake veskikivis, üli kõva. Angla tuulikud. Mis tehti veskikividega kunagi, teada? Ei tea. Ei tea või? Tegelikult, ega neid asju vist on palju, aga need olid veskis. Need olid vees.
äkki tegid elektrit, aga kõige rohkem tehti minu arust nendega jahvatati jahu või? 2 veskikivi vahele pandi vilja ja siis jahvatati, aga ma ei ole ka kindel. Võite mind ka harida, kui ma eksin. Ossa vana. Kõigub päris korralikult. Aga lähme vaatame, mis seal sees on. Nii. Pöörpakk. Ma ei tea. Äkki seal all olidki veskikivid siis ja siis pisati vilja vahele ja siis jahvatati jahu või mina ka ei tea, kuidas see värk käis. 1913 aasta. Päris äge. Siit saab veel üles minna ühe korruse. Jah. Oh. Päris järsk trepp. Korralik jahvatamismehhanism. Siin ka vist keerutati. Kivitõrs, millstone. Hammasratas, värgid, siin on nimed ka peal pandud. Siia vist, jah, viljakolu, siia pandi vilja. Siis siit seest tuli vili. Vili läks sinna ja siis kui see keerles siin, siis kuskilt tuli jahu. Ma ei tea, see jahu vist loogiliselt kuskil all, siis oli mingi koht, kus seda jahu sai. Ja kuidas hammasratas keerleb, ongi see, et väljas on see tiivik, tuulega keerleb ja siis juhib seda mehhanismi. Vot. Nüüd ma hakkasin natuke mõtlema ja mõtlesin välja. Nii oligi. Noh. Äge. Vaata neid heina välja ja ilus lood. Täiega ilus. Äge. No nii, kui sellest tuulikus käisime sees ja rääkisime teile juttu, siis kohe näete töötavat tuulikut ka. Ja see on siis see tuulik, kuhu sisse ei saa minna, sest see töötab praegu. Aga kõige suurem seal taga sinna saab sisse minna. Aga vaatame seda. Võid lähemale mulle tulla, nagu siis, kui sa... No nii, Angla tuulik töötab. Üks viimastest äkki, kes seda teab, teised 2 ei tööta. Väike võstus. Jah, võin sind ka filmida. No nii, memmeke. Vanadel piltidel igast kraami siin. Näed, Ilona, sellisega olen mina jahvatanud. On isegi näinud. 2 kivi ja siia pannakse vili. Siit vahelt hakkab siis seda jahu tulema siia. Ja jahe. Jah, natuke, aga tegelikult mul on ausalt öeldes päris pala. Mul on okei. Selg on märg, ma ei tea, kas lähme üles või käid üksi ära seekorda. Tule ikka. Nii kuum, selg tilgub. Vaikselt. Hakake käib pea ringi, ma ei tea. Ettevaatust. Mul käib pea ringi. Kardan kõrgust. See pole ju väga kõrge. Minu pikkune. Natuke pikem, 2 meetrit jälle. Jumala vinge. Oi, saab jah. See on ainuke, kuhu sinna kõrgele sa võis minna, jah? Mis on lahti ka. Aga seal on praegu päris palju inimesi, ma ei tea, vaatame. Kuni, jah, vaatame. Eli mennään peruutelemaan portaiksi vielä.
see on maaelu siin. Suur käru heina täis. Parmud ka igal pool, kurat. Juba ammustas. Sain kätte. Ai, kus kappab. Nüü. Ära tee, Kris, ma ei jaksa. Need on ikka korras uunikumid juba võib öelda. Vaata seda Inglismaalt. Päris võimas. Kuule, tead, mis see meenutab või? Me käisime Elvas seal muuseumis. Kes pole näinud, võib peale seda videot vaadata. Käisime ratastega sõitmas või naudime kevadet ratastega, mida nimi. Siis käisime ühes muuseumis, kus see vana proua rääkis meile, kuidas nendega need masinad hävitati nõukaajal jõhkralt ära. Ja temal oli päris palju neid alles, kuigi talt võeti ka neid ära . Et seal on maru ägedat infot tegelikult. Aga need on need rehepeksumasinad, kui ma ei eksi. Peaks olema. Näeb välja selline. Ja need on päris haruldased ja tänapäeval võib ka öelda võib-olla tänu sellele kallid. Sest kus sa saad sellise? Ja kes teab, äkki mõni nendest on ka nende sealt taluhoovist siia toodud. Seda me ei tea. Aga mul targad inimesed siin kommentaariumis oskavad alati nõu anda, nii et teie teate. Vana kraami teile siin. Vankrid. Hobuse tagaline vahi, kus on vedrud. Äge. Kujutad sa ette meid 200 aastat tagasi istume siin, taskud kullakotte täis. Valged hobused ees, mõõgad vööb. Traktorit kutsusin mina väiksena, kui ma hästi tilluka. Ei, põka oleks väga hea olnud. Mina kutsusin traktorit Kakuli. Emme vaata, Kakuli sõidab mööda. Näed, siin on uhkemad vankrid lausa. Riidega lausa. Käsitööd. Saate siit igast tavaari soetada. Rinnuia. Päris soe on siin jälle. Nii, siin ka igast hoburatsa teemat. Hekselmasin. Puidukivi, metallipink. Uuniku. Kallis. Metallitreipink. Ja Lonts töökuuris. Men cave. Saab, jah? Korralikud alasid ikka. Käsitööd tehti vanasti. Ja siiamaani tehakse. Lõõd, sa oled kasutanud kunagi? Ma ei ole tarvis olnud. Ma sain kasutada. Vaata, käisime seal laadal kunagi. Puhkus tuult korralikult, läks põlemus asi seal. Korralikud alasid, tänapäeval need maksavad ikka jõhkrat hinda. Ja. Seal ei ole midagi. Katel, vana, tehtud nagu põleks saata tuled tuld. Vaata, ma külmetan ära. Jaa. Nojah, siin on ikka igast vanasi vingeid tööriistu, mida kasutati. Oi, äge.
kes teeb tänapäeval sellise ekraanikausse asju. See on ju mega. Vanasti nikerdati nii, et vähevald. Tänapäeval neid asju enam ei tehta, sest see kõik on nii kallis. Aga vanasti olid isegi kõiksugused majatalad ja värgid-särgid olid nikerdustega tehtud, et tollel ajal tasus ära ja oli palju neid käsitöömeistreid ja värki. Tänapäeval on kõik majad nagu samasugused karbid põhimõtteliselt. Et see tehti 2010 see ahi. Aga hästi tehtud, ilus. Vot nii. Mulle ajalugu meeldib. Sellised vanad võimsad nikerdused igal pool, kui mingi selline loss või hoone on, mis on täis, aknaraamid, palgid, uksepiidad, kõik asjad on nikerdustega ägedad, võimsad, selline õudselt vinge. Mulle istub ikka täiega. Raamatud, lugemist, vanad nukud, värgid, särgid. Noh, kardate ka vanas nukke või? Mis selle filmi nimi oli? Annabel või? Õudakas. Vaatame siis. Ai, looma nahka täis. Halloo. Vai seda trükkarit. Äge. Vai need raamatud. Hiiglaslikud. Eesti keeles ka. Tallinn Kalev, 3-1, võrkpall, suusatamine, head uut aastat, 1950, mis asja, kuna trükitud on, kas on kirjas, 4 kopikat maksis selline hiiglaslik raamat. Aasta käit 1969. Isegi päev, reedel, 3. jaanuaril. Ja vaadake seda raamatut, kui paks see on. Jõhker. Vanasti tehti ikka au ja tundega neid asju, mis inimestel välja anti. Käsitöö. Vanad asjad, mis on leitud. Käevõrud, kaelavõrud, leitud anglast. Igast vingeid asja. Oba, midagi mulle. Vaadake neid hõbesente münte. Münte Lõpiküla Nigula talumaalt leitud 16. sajandi aardest. Kõva värk. Ja ma olen juba rahul. Mulle väga meeldis. Lähme koju, ei lähe. Meil on veel nii palju käia ja teha siin. Vot nii, aga selline oli siis muuseumi pool. Lähme vaatame, mis me edasi teeme. No nii, sõbrad, aga Angla tuulikute juures käidud ja väga vinge oli, väga meeldis. Super. Väga äge. Nägemist. Vanad piimamannergud. Aga nüüd vaatame. Nüüd on natuke sõitmist ja näeme teiega juba järgmises kohas. No nii, sõbrad. Oleme jõudnud Saaremaale panga juurde siis. Siin on üks mõnus pargike. Tammed kasvavad. Siin on ilus ring. Ümber läheb siit tee. 20 aasta pärast näete siin mõnusad suured tammed. Suur parkla. Ja sealpool siis meri. Aga mis asi see pank on ilmselt? Te kõik juba teate, aga kes ei tea? Siis see on sirge sein all. All on meri. Ma ei tea, mul ei tule ka praegu pähe. Aga igastahes vetsud olemas. Jälle mingid piimamannergud seal.
ja tundub, et müüakse ka käsitööd värki-särki. Ilmselt mõni mõtleb, et miks mul see müts tagurpidi peas on. No sellepärast, et tulin autost välja ja siin on nii suur tuul, et mul müts juba lendas minema. Vot nii, väga suur tuul. Ahoi, kui ilus. Ülikõvane. Siin on jah käsitööd ja värki-särki. Jäätis saate osta ja juua ja Pangavank, Saaremaa, 2026, suvi, puhkus Ilanaga. Väga retsika see langemine siit. Eesti on ikka mega ilus, sõbrad. Vaadake, lained tulevad nagu kolm nurk läheb kokku ja siis murduvad keskel tulevad siia. Jumala nägema. Mis sa ütlesid, et sa ei tahakski siit ära või? See on nii ilus lihtsalt. On jah. Oma silmaga, aga Kõva värk. Noh. Seal olid mingid sellised sildid. Näitas värki ära, kus asub parkla, kus asub pangapank ja nii edasi. Et see omal ajal oli kõva militaarvöönd või noh, koht. Ja siin peaks olema igasugused militaarkraavid ja vana mingi patarei koht ja mingi muldonnid ja värgid. Nii oli seal plakati peal kirjas. Ma ei tea, kui kaugel need siin on. Ja kas me leiame neid üles, kui me siit mööda rada lähme. Ja kui pikalt me peaksime minema, seda ka ei tea. Aga see pank, Rainik ise on ülikõva ja uskumatu. No jõudsime mingi sildi juurde ja siin on hästi-hästi pikk lugu. Aga siin on eestlaste tehtud kaeviku liinid. Kui 17. juunil 1940 okupeerisid NSV Liidu relvajõud Eesti 100 000 punaväelasega ja laevastikega. Et siis siin olid igasugused kaitseliinid, need kraavid ja värgid särgid. Et kaugemale ei viitsinud minna, seal neid rajatisi asju võib olla mujalgi. Aga me liigume tagasi. Väga võimas koht ja äge. Kellel aega on ja viitsib ja tahab, siis matkaradu on siin küllalt. Lähete kolata metsades ja rajad lähevad igas suunas jumala vinge. Ülikõva, ma ei saa. Uppud nendesse laintesse oma pilguga. Mäed, kadakad, männid, igasugused vinged värgid. Üks vale samm ja me oleme kaljuste all. Jõhker tuul ju. ole ette, vaata. Ära minu pärast muretse. Täitsa voimas oli. Oli küll.
No nii, siin saate annetada ka. Sente ja raha täis. Iga silmaga ääres midagi. Ma muidugi ei tea, mis nende annetuste eest siin tehakse. Merejumalale. Aastasadu on püütud kalu. Annetused merejumalale. Vot siis. Money. Tuleb jälle mingi loll turist, võtab ära. Aga nüüd, sõbrad, pangal käidud, ülikõva, soovitan kõigile. Ja me liigume siit edasi järgmisesse kohta, mida näete seal, kui me oleme kohale jõudnud. No nii, tere sõbrad. Mis selle koha nime on, kui me oleme? Ninase rannakaitsepatarei. Ninase rannakaitsepatarei. Meil on nii madal auto, et meie ei saa minna autoga sinna. Muidu põhimõtteliselt maasturiga saab väga palju lähemale. Meie pidime jätma 200 meetrit eemale autode äärde. Väga halvad teed tulevad siia. Ja sellepärast siin väga turiste ei olegi. Aga meie tahame selle koha üle vaadata. Tundus lahe pildi pealt. Vot nii. Sõnajalgade vahel siin kuskil. Keset karupõrgut. Vot nii. Otse. Kohe näitame teile, milline see koht siis on. No nii. Rannakaitsepatarei. Keskel hammas ratas, mingi betoonvärk, vett kõik täis ja kõrkjad kasvanud siia aastatega. Aga lähme vaatame sisse. Tundub lahe. Lähen ees. Noh, mine ees. Karutu. On see keegi? 2025 keegi nii. Vett täis või mis seal on? Siin on vett täis, siin mis on renditsa. Seal on mingi ruum ka. Mõnus jahe on siin. Siin on vett on mingi ruum. Jah. Ma arvan, et see on selline maailma lõpu mingi värk, vaata. Loodusena ma niimoodi kasvanud. Vaata seda. Ei tea, mis seal on. See ei näitagi midagi. Keegi sealt ülevalt pani granaadi sisse ja siis see kukkus siia ja siis... Seal tundub ka mingi ruumi. Oi, siin on täitsa sügav vett. On jah. Ei saagi vaadata. Tunnelid lähevad sinna ja sinna, aga paksult siit vett täis. Kõik on, ma arvan. On jah, kõik kukub. Jah. Muidu oleks jah huvitav sisse vaadata. Siin on jälle üksikõrd. Teeroon. Siin on natuke selline ruum. Jah. Vaat selline vinge koht. Jah, kes tahab, saab siit täitsa kivi pealt sinna keskele ka hüpata. Miks? Hugid või? Ma küll rääkisin ära. Vaadake ämbliku võrku, nii palju sääski on kinni jäänud siia.
ei, mega äge. Kui pole käinud sellistes kohtades, siis nii kaua kui neid näha saab, siis väga vinge minu arust.